Näitan teile, kuidas jätkata punu sõlme korral. Ja kõige parem on jätkata seda sellises olukorras, kus olete märganud, et üks nöör jääb mustris lühikeseks ja lõpuni punuda sellega ei saa. Siis hea oleks sättida see muster niimoodi, et sellest nöörist, mida on vaja asendada, saaks juhtnöör. Praegu me mängime, et see nöör nüüd on liiga lühike ja oleks vaja siia asemele siis uut pikka nööri. See pruun nöör on nüüd uus pikk nöör ja me paneme nüüd need 2 tükki siia kõrvuti, ehk siis nendest mõlemast saab praegu juhtnöör. Ja punume edasi nagu täiesti tavaliselt oma mustrit, nii nagu vaja. Tugevalt selle 2 nööri ümber. Ja punume vähemalt kuskil 4 nööriga, et see uus nöör oleks tugevalt siia vahele kinni punutud. Nii, 4 nööriga on nüüd punutud. Nüüd oleks vaja see väike otsakene siit peitu tõmmata. Seda peab nüüd tõmbama nii, et ei tõmba seda sealt seest välja, vaid ta jääb lihtsalt siia sõlmede vahele peitu. Ja nüüd on see koht, kus te võite ära lõigata selle lühikese nööri, ehk siis see valge nöör on mul see lühike nöör, siit maalt võin niimoodi kääridega selle naks ära võtta ja jätkan punumist selle pruuni ehk siis selle uue pika nööriga. Nüüd tasub siin tähele panna seda, et seni kuni ma ei ole seda pruuni nööri kuskil mustrisse kinni pununud, ma ei tohi seda sikutada, sest kui ma teda nüüd praegu sikutaks, siis ma tõmbaks ta siit seest välja. Ja ma punun ta nüüd mustrisse kinni, ehk siis minu muster näeb ette, et nüüd mul olekski vaja seda uut nööri juba mustris punuda ja ma punun ta siia nurka kinni. Nüüd võin sikutada seda pruuni nööri nii palju kui tahan ja ta ei tule kuskilt välja enam. Kui on vaja punusõlme jätkata nii, et ei ole võimalik seda lühikest nööri, mida jätkata oleks vaja sättida juhtnööriks. Ütleme, et see nöör on see lühike nöör siin, mida on vaja siis asendada. Piisab sellest, kui ma panen siia nüüd uue pika nööri. Nagu näete, siis kui murrad nööri pooleks ja paned ta siia vahele, tekib 2 nööri. Siis tähendab see seda, et kui mustris on oluline nööride arv, et kõik oleks võrdselt, siis tuleb siit realt 2 nööri maha jätta. Praegusel hetkel ma jätan siis selle nööri maha, kuna see on nii-öelda see lühike nöör ja punun järgmise nööriga läbi. Siis ma jätan veel järgmise maha, kuigi võib-olla see ei ole nii lühike, et ma peaks seda asendama, aga kuna minu mustris on oluline, et nööride arv ei muutuks, et oleks võrdne arv nööre siin ja võrdne arv siin, siis ma ikkagi pean 2 jätma maha, kuna selle uue pika nööri lisamisega tekkis mul 2 nööri otsa. Siis ma jätan selle nööri ka maha ja punun oma mustri osa siit maalt lõpuni. Ja nüüd, kui ma hakkan seda uut rida punuma, need nöörid on siis need lühikesed nöörid, mis ma jätan maha, neid enam ei punu, siis ma järgmist rida punudes punun siis need uued nöörid ilusti sisse oma mustrisse ja jätkan punumist kuni lõpuni, kasutades siis kogu aeg neid uusi pikki nööre. Uued nöörid on nüüd siin mustris sees ja need lühikesed nöörid ma lõikan lihtsalt siit tagant ära. Lõikan siit kääridega ära, naks läbi ja kui ma tahan olla 100% kindel, et need mustrist välja ei tule need otsad, siis ma võin siia otsa ka täiesti tavalise umbsõlme siduda. Ma tavaliselt seda ei tee, lihtsalt lõikan otsad ära.
ja võin siia otsa lihtsalt siis teha umbsõlme, kui ma tahan olla täiesti kindel, et need ei libise siit sõlme seest enam välja.